Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebi TV vaatajad. Täna on meil järjekordne külaline. Tere Andres. Tere Andres. Kuule, me ei olegi vist sel kevadel varemalt kokku saanud. Kuule, kevade moodi on väljas küll, nii et selles mõttes ma arvan küll, et ei ole. Ja mõtlen, kevadel ei ole saanud kokku, jah. Aga väga huvitavad loodusnähtused on siin. Tavaliselt öeldakse, et külm tuul on nagu talve algus ja kõik ja kujuta ette, ennem kevade algust hakkas nii puhuma. Toompeal niisugune tuul, et midagist hullu. Kas see, mis sa arvad, kas see loodusnähtus oli oodatav või? Eesti keeles on selle asja nimi tugevam tuulehoogi pöörisega. Aha. See on tuulispask. Et rõhk on missugusel osal? Rõhk on mõlemal, võrdselt. Võrdselt? Jah, sellest pööris oli tugev. Aha. Kas siis see loodusnähtus, sinu poolt nimetatud tuulispask oli oodatav või oli tal ka mingid analoogiat varamist ajast? Ei, ega uueks seda seltskonda nimetada ei saa, sellepärast, et suur osa jäi vana. Lihtsalt osad vahetati välja, selles mõttes oli valitsusremont, oleme objektiivsed. Ja nüüd ega me ei oska ette öelda, et kas see oli hea või halb või oli see parem või halvem, eks seda praktika näita. Kuigi eeldused on sellised, et ega sealt midagi eriti loota ei ole. Aga võib-olla ma olen pessimist alusetult ja võib-olla ma alahindan inimesi, sellepärast, et anded on tihti peale. No mõni inimene näiteks... Peidetud, anded on peidetud. Ja mitmed inimesed on avastanud, nad on eluaeg arvanud, et nad ei oska laulda. Aga mõnel on see anne tulnud hiljem juba 30-selt kuskilt on kogemata seltskonnas. On hakanud viisi pidama. Jah, ja on hakanud laulu lahti, et kõik oli imestatud kuule, sa oskad ju laulda. Aga ennem ei julenud ja arvasis, et ei oska. Ja võib-olla meil on nüüd tegemist samasuguste imelastega, aga kuigi tegelikult ma kahtlen. Aga ma olen üldse üks kahtlev tüüp ja selles mõttes ärge mulle pange palun seda väga pahaks. Aga ma ei ole küüniline, aga ma olen kahtlev. Nii et sa ei ole nii nagu Eino Baskini ühes intermeediumis oli, et mul ei ole kahtlusi, aga mul on kõhklused. Ei, kõhklused on. Ja täpselt ega pessimist ei ole ka mitte midagi muud kui hästi informeeritud optimist meie tingimustes. No jaa, aga siis kuidas sa arvad siis järjekordsetest lubadustest viia läbi muudatused? Need muudatused tulevad ja toimuvad ilma nende soovist ja volist sõltumata. Niikuinii tulevad. Sest midagi muutub igal juhul. Isegi ilm muutub sõltumata sellest, kas see kliimaministeeriumi on üldse olemas või kes seda parasjagu juhivad. Fakt on see, et päevad lähevad pikemaks, nad lähevad soojemaks ja siis mingi aja möödudes hakkavad päevad jälle lühemaks minema, lähevad ööd pikemaks ja siis algab jälle sama sõit jälle otsast peale. Ilma kliimaministeeriumi ühegi käskkirjata, ühegi määruseta ja ühtegi miljonit kõige tähtsam raiskamata. Kuule, aga kuidas siis muudatustega sinu jutu järgi kõik jätkub samas vaimus? Vaata rumalate inimeste või, ei mitte alati, mitte rumalate, aga ütleme ebakompetentsete ja ebapädevate, need ei ole üks ja sama asi. Nende motivatsioonitase tuleb hoida nullis. See tähendab, et nad ei tahaks midagi teha. Sellepärast siis jääb hunnik rumalusi tegemata. Ja kahjustused ka sellega seoses nende tegevusega, mis võib tagajärjed olla, need jäävad olemata. Sellepärast, et motivatsioonitase peaks olema väga kõrgel nendel inimestel ja stimulatsioon täpselt samamoodi. Peaks olema väga kõrgel nendel inimestel, kes on targad, antud valdkonnas, saavad aru, mis teevad, tajuvad ette, mis sellest välja tuleb, missugused on tulemused, missugused on tagajärjed, mis sellega kõik kaasneb ja mismoodi olukorrad muutuvad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nemad peaksid asju ajama ja loomulikult peaks sellega kaasnema ka terve hulk empaatia võimet, sest sellepärast, et puht tehniliselt võib-olla on mõnda asja tõesti kasulik teha,
aga noh, kui me peame selleks maha lööma mingid 1000 inimest kuskil, noh, kasvõi alustame uue sõja või no ja siis, no me oleme inimesed, me ei saa päris kõik matemaatikasse üle viia. Ja sellepärast, et sotsiaalsfääris ja näiteks füüsikas on, noh, erinevad seadused ja neid üksteisele üle kanda ei ole võimalik. Näiteks hõõrdumine füüsikas tekitab soojust, aga inimeste vahelistes suhetes hõõrdumine tekitab vastupidi võõrdumist ehk külmenemist. Kuidagi niimoodi. Aga no raske on kommenteerida, ma arvan, et aga ma kui inimene lõi juba poissmeeste saates läbi, sai seal hakkama. Asi siis ministriks olla. No jah, muidugi. Aga no siirdudes tagasi empaatia juurde, tegelikult tuli mulle üks teine asi meelde, et kui kassi pole kodus, siis on hiirtel pidu. Seoses sellega, et proua Kristiina Kallas seoses peaministri äraolekuga teatas, et nüüd võtame pensionit väiksemaks. Ja tekkis suur pahandus ja Michal ütles, et proua Kallas on asjast talesti aru saanud. Et ei ole siin mingist niisugust asja, et tema on ikka empaatilise, oli see õieti nüüd? Jaa, aga ma arvan, et no, Kristiina Kallas on, ta võib olla väga tubli inimene mingis muus sfääris või mingil muul alal. Ma ei oska öelda, ei tea, ei tunne. Kokku olen puutunud. Aga tema teadmised tase ja siis tema, noh, kõik see muu, mis ta juurde, ma ei hakka ette lugema sellepärast, et see nimekiri läheb pikeks, ilmselt liiga pikaks ja igavaks ja tüütuks. Aga kui inimene on juba kord välja käinud selle, et eestlastest ei pea siia midagi jääma, kohalikele mõni suss ja mõni kannel ja olgu ja nii ongi, ta ei tohiks Eesti poliitilises elus osaleda. Ta oleks üks neid, kes ei tohiks valida järgmistel valimistel. Aga noh, meil on nii nagu on ja selles mõttes inimeste mälu on lühike, et ta läheb ja mõni maru rahvuslane isegi, kes on Eesti kogu aeg nii peas kui südames hoidnud, läheb ja valibki. No näed. Ja soovitab sõbralegi veel. See on käsitlematu. Lisaks sellele lugesin jälle pensionit, et mainisid pensionit. Ta ütles, et pensionite indekseerimisest või midagi, pensionite. Haridusminister võiks teada, et on pension on seminartüüpi sõna, mis käändub pensionidee, D-ga, mitte T-ga. Ja seminaride. Ja tähendab, haridusminister võiks seda teada, aga no näed, ei tea. No, jah, tuleb ette. Kuulsin hiljaaegu Kuku raadiost kodaniku Võrklaeva väljaütlemisi. Jäi mulje, et tema seisis rinnaga vastu kõikidele maksumuudatustele. Aga vaata need sotsid. Valetab. Lihtsalt valetab. No näed, kuule, kui saad öelda valetab, näed, nagu sotsid on läinud, nii hakkavad need maksumuudatusi tagasi võtma. Mis takistas Mart Võrklaeval ministrina öelda? Nii, sotsid tahavad seda, meie tahame seda, me oleme koalitsioonis, me oleme sunnitud tegema seda ja seda. Aga meie soov on mitte uusi maksi kehtestada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga selle kohta ütles ju Kaja Kallas. No siin on see petmise meisterklass. Aga kui me oleksime enne valimisi teile öelnud, et me makse tõstame ja uusi makse juurde mõtleme, siis te ei oleks ju meid valinud. No aga loogiline järeldus. Loogiline, aga see tähendab, kui me ei oleks petnud, te ei oleks meid valida. Seega petmine on igati õigustatud. Et meie pääseksime võime juurde, selleks on ja peabki. Noori inimese kallal inimene eksib, no võta kas või see molekulide värk. Kui see, vaata, kui inimene eksib korra, eksib teise, eksib kolmanda, aga kui kõik tema niimoodi tegevusrada ainult üks suur eksimus ongi, eksimus taga ajab, siis ei saa, siis on see stiil. Nii teebki ja nii tegutsebki ja kus suures õigustab veel see taga.
Nojah, ma ei oska selle kohta öelda, mul stiili kohta mul puuduvad igasugused teadmised. Naudib seda, kui ta saab kellelegi peale astuda. Okay. Kuule, aga mis värk selle eelarvega on? Riigikontroll ütleb, et eelarve kulud vähenemise asemel suurenevad. Jaa. Sellepärast, et ametnikke on vähendamise asemel hoopiski juurde võetud. Nende palgad on arutult kasvanud ja suurenenud. Vahe nüüd näiteks erasektoriga on juba tuhandetesse ulatuv. Ja kui sa vaatad seda nende ametnike kvaliteeti, siis on see ju ka midagi, mis paneb mitte kukalt kratsima, aga tahaks otsida suurt meremiini. No jah, aga näed, vaata, kõik ütlevad, et koalitsioon ütleb, et kulude põhiline eelarve on, ütleme, et saatanast. Et see ei ole mingi eelarve. Aga tegevuspõhine on väga Porsche. Iga perenaine teab, kui ta läheb poodi, siis ta lähtub eeskätt sellest, kui palju tal raha on võimalik kulutada. Ta teab, et näiteks 100 raha, sellest saab seda ja seda. See ja see jääb seekord ostmata, sellepärast et 100 rahast ei tule välja. Põhiasjad saavad rahuldatud ja ongi niimoodi. Mitte keegi, võib-olla keegi üksikud on, aga meie auditooriumist need inimesed teavad kõik täpselt. Mitte see ei ole oluline, kui palju me kulutame, vaid meil on vaja, leiba ei ole, suhkrut ei ole, seda ei ole ja seda ei ole, neid on vaja. Nüüd reguleerime, et kui palju seda saab ja kui palju seda saab ja kui palju seda saab olemasoleva raha eest. Mitte, et ostame siis, kuna meil on 10 raha, siis 10 rahast ostamegi suhkrut. No ei saa. Ja pärast kilkame, et me ostsime 10 eest. See on täpselt samasugused need sõjakulutused. Lähtuma ei peaks mitte sellest, kas on see 106 miljardit või 733 miljardit selle eest. Vaid mida meil tarvis on ja mida me endale suudame lubada. Meil mõõdetakse isegi mingisugust koolimist, õppimist mõõdetakse juba mingite rahadega. Teeremonte või uute teede ehitust mõõdetakse ka mitte kilomeetrites ega meetrites, vaid eurodes, mis selle peale on kulutatud. Tähtsad on mõõdikud. Mõõdikud, õige. Jah, ma toon sulle näite. Vot, see on tore. Ma tean, et need on sulle head. Et sa teaks. Riigieelarves. Tulemuste valdkond on õigusriik. Kulud, karistuste täiteviimise programm ja selle kuluread. Mis on mõõdik? Mõõdik on muidugi raha. Ei. Inimeste arv, kes tunnevad end tänaval turvaliselt ja see tehakse kindlaks küsitluste teel. Jäid tummaks. Ma jäin tummaks. Esiteks. Niimoodi on meie tegevuspõhine eelarve. Küsitluste põhjal ei ole võimalik midagi kindlaks teha selle kohta, mille kohta küsitakse. Küsitluste tulemusena on võimalik, kui oskad andmeid interpreteerida, on võimalik üht-teist teada saada küsitletavate kohta, mitte selle asja kohta, mille kohta küsitlus on läbi viidud. Kuidas on ta läbi viidud? Meil ei ole viimasel ajal küsitlusi korralikult läbi viidud juba viimase 10 aasta jooksul. Vähemalt. Nüüd on teine lugu tuleb siin mängu. Kui keegi peab su tänaval näiteks kinni, küsib Andres, kui sõda tuleb, kas sa lähed otse kohe kaevikusse? Kui suur on tõenäosus, et sa ei valeta? Väga suur. Kuna sa tead, et oodatakse su käest vastust, loomulikult hüppan otse kohe kaevikusse, kõik kägistan ära, kes tuleb. Siis nii ilmselt ütledki, kuidagi ümber nurga viisaka inimesena, ilmselt ikka võiks või kasutad konjunktiivi seal juures, võiks ja ma ikka ka ilmselt ikka jah. Seda võetakse jah, muidugi läheb. Sa viisid, nagu öeldakse, jutu kõrvale. Sa räägid küsitlustest. Aga mina tahan rääkida hoopis mõõdikutest.
ja mõõdikud on no, inimeste mõõdik arv. ongi küsitlus, ma saan selle teksti järgi otsustada. Mõõdik on inimeste arv. Mõõdik on inimeste arv. Ja inimeste arv, kes tunnevad end tänaval turvaliselt. Tänaval turvaliselt, aga niipea kui tuleb koju, siis ei ole enam turvaline. No siis ei ole seotud enam karistuste täideviimise programmi ja vanglate kuludega ja nii edasi, nii edasi. Kui sa oled juba kodus, siis me räägime tegevuspõhisest eelarvest. Ja küsitlus, ma saan aru, on ka üks eelarve. See küsitlus ei ole selles mõttes ei ole tähtis, vaid tähtis on mõõdik. Mõõdik. Inimeste arv, kes tunnevad end tänaval turvaliselt. Tänaval, mis tänava nimetused ei ole? Ei ole. Näiteks Tallinnas Pikal tänaval. Ei ole. Vaat see võiks olla ka. No selge. Et niipea kui pöörab sealt ära saia käiku näiteks, vaat siis läheb kahtlaseks. No see on tore, et sa said ka aru, et meil on ikka see tegevuspõhine eelarve on ikka meil tulevik. See on tulevik. Ja. Aga räägiks sellest kulude asjast veel, kui sa juba seda puudutasid. Kuule hiljaaegu oli Riigikogus hääletamisel spetsiaalkomisjoni moodustamine Nordica kulude ja võimalike hooletuste ja valede otsuste välja uurimise eesmärgil moodustatakse komisjon ja see läbis isegi esimese lugemise Riigikogus sellepärast, et tõenäoliselt koalitsioon ei olnud viitsinud kõik kohal tulla. Mul on selle kohta üks ettepanek. Ma olen kirjutanud sellest umbes 80 artiklit sellest hetkest alates, kui see Nordica loodi. Tasuks need ette võtta, läbi lugeda ja pilt on absoluutselt selge. Rohkem ei olekski vaja mitte midagi. Kas olete nagu saatnud neid kuhugi? Ei, need on avalikus ruumis ilmunud. Ah soo. Jah. No jah. Aga neid ei taha mitte keegi, ei taha ei lugeda ega mitte midagi. Sest siis on ju kohe näha, kes ja kus ja mis. No jah, aga võibolla sul on subjektiivne lähenemine. Ei, mul ei ole subjektiivne lähenemine. Absoluutselt ei. Sul on täiesti erapooletu. Ma olin kogu aeg sündmustest umbes 3 kuud ees. Ja siseinfo kohaselt ma tean, et kavatselt kaevata, aga kuna mitte midagi, ma ei eksinud seal kordagi. Mitte kordagi. Et taheti anda siin kohtusse laimi pärast, jah? Jah, aga ei, kõik vastas tõele. Kuni tänase päevani. Ja valetab, Svet valetas kuni viimase hetkeni. Ei, meil on juba siin leitud Nordica ostmisele keegi. Kuidas sa müüd midagi, millel on võlad kaelas? No ta pärast ütles ka, et osutused... Osutused. Aga mida sa enne Huvi kadus. Huvi kadus loomulikult sellepärast, et teda pole kunagi olnudki. No aga... Nad on LHV-le välja panditud. Praegu on niimoodi. Need lennukid on omadega õhtal, nii-öelda. Juba? Loomulikult. Nende mootorid peaks välja vahetatama. See maksab miljoneid. Praegu need lennukid seisavad Tallinna lennuväljal. Iga lennupäev maksab 10 000, mis hoitakse lihtsalt maas. 100 000 praegu igapäevaselt lähevad. Ja ei juhtu midagi. No jah, tuleb osta, võib-olla ei tule osta. No ei juhtugi midagi, näed, aga juhtub küll. 10 kvartalit majanduslangus pööras viimases kvartalis tõusule. Aga tõus on ikkagi negatiivne, ma saan aru. Ei, kvartali tõus on positiivne. Aha, selge. Kui majandusel läheb pasti, kas see kunagi mingites tingimustes lähitulevikus ka näiteks inimestele kätte hakkab paistma? Vaat seda me ei oska öelda, aga kindlasti andis siin oma osa automüügifestival. Jaa, muidugi. Loomulikult. Sellepärast, et SKP-sse läheb ju kiire. Kõik läheb kiire, iga tehing. Käive läheb kõik kiire. Kõik läheb kiire, muidugi. No jah. No loodame siis. See tähendab, et kui näiteks, see meie majandus on püsti. Kui ma näiteks ostan su käest küpsise 10 eest. Näe, Andres, siin on sulle 10 ja pärast sa ostad mu käest 10 eest selle pudeli vett. Annad mulle 10. Tegelikult mul on täpselt sama palju raha, nagu mul oli enne ja sul ka. Aga SKP on suurenenud 20 euro võrra, mis on käibes olnud. No muidugi. Noh,
kõik on Väga õige, hästi. kõik on õige. muidugi. Kuule, aga läheme nüüd energiaplaanide juurde. Oi, sa muidugi valad terpentiini meie veritsevatele hemoroidikestele. See oli küll ilus võrdlus. Aga mis siis nüüd saab? Näed siin Enefit Green ütleb, et tootmise allakoormamine oli tingitud liigmadalatest elektrihindadest Soome turul. Kas soomlastel on see odavam tuul kui meil või? Ja muidugi. Ja pandigi meil need tiivikud seisma. Ja ei muidugi. Aga ma hakkasin mõtlema seda, et vaata, kui nüüd taheti need igavene hulk sinna Riia lahte üles panna, et kui hind siis ei sobi, kas siis pannakse need seisma? Ega valitsus garanteerib neile tulususe. Ei, ma mõtlen, kas seisab, töötab ükskõik mis asi, see ärimees saab oma raha igal juhul kätte, riigi raha ja see tuleb maksumaksja taskust. Nii on kokku lepitud. Garanteeritud tulusus. Ma sulle Enefit Greeni kohta, kuidas Enefit Green alustas. Enefit Green oli see, kes läks Ameerika Ühendriikidesse Utah osariiki. Ja seal on Vernali linn, sellele niinimetatud kaevandusele, mida ei ole kunagi olnudki. Läksid sinna ja ütlesid, oi, see on väga puhas tootmine. Räägiti auk pähe kohaliku linna administratsioonile, linna peale ja siis peakassapidajale ja seal veel paar inimest. Ja toodi nad Auveresse, näidati, kuivõrd puhas on tootmine. Näete, korstnatest ei tule ühtegi suitsu ega mitte midagi. Ja kõik on nii puhas ümberringi. Ja oligi, sellepärast, et see vabrik ei töötanud sel momendil. Ei, ta ei olnud veel tööle hakanudki. Aga ameeriklased olid nii uhked, ütlesid, et meie tulek sinna oli nii tähtis, et töötajatele anti kohe vaba päev. Keegi ei olnud isegi töö. No nägid siis. Tähendab, sellise valega alustati. Aga vaata, selle peale peab tulema. Mina ei oleks tulnud. No vaata, hea ja korraliku inimese tunned selle järgi ära, kuivõrd halvasti ja vaevaliselt tal igasugused sigadused õnnestuvad. No kuule, aga siin tänases lehes või kus see oli jälle, Tureko räägib põlevkivi katelde kütmisest puugraanulitega. Graanulitega. Nüüd hakkame tegema graanuleid, et siis neid kütta. Et sellepärast, et siis on kvoodid, mingisugused salapärased kvoodid on väiksed. Aga nende graanulite tekitamiseks on ju ka energiat vaja. Muide, nõukogude aja lõpus, 90-ndatel või 80-ndatel oli Tootsis turbatööstuses. Oli niisugune asi. See on nüüd sündinud fakt. Seal oli üks Kass 51 kallutaja, väike niuke kallutaja. See sõitis mingi kolu alla, kus need briketid, värske brikett tuli. Sai see kass täis. Krusa sõitis teise otsa, kallas selle briketi sinna ahju, mis kogu seda protsessi toitis, küttis. Siis sõitis ruttu sinna jälle kolu alla, kus need briketid värskelt tulid. Ja sõitis nagu see kass täis, sai jälle teisele poole ja kallas need jälle sinna katlasse. Ei no, aga vahepeal müüdi ikka midagi. Ei, mitte midagi, lõpus ei müüdud mitte midagi. Ei. Kus on ikka nutikad inimesed. Aga see on täis tsükkel, kõik on lahendatud. Inimestel on tööd, brikett tekib, käive muide täiesti olemas. SKP muide, nagu sa ütlesid, suureneb. Sest raamatupidamislikult ju vaata, kui palju briketti on tehtud. Jah. Noh, mis te siis nutate? Kuule, aga siit, ja küll see selleks nüüd, aga Elering soovib võrgutasu tõsta jälle. Muidugi. Kalurid võiksid ka võrgutasu tõsta. Assa, kuram. Sa peaks neile soovitama. Turuvõrgud tuleks maksustada. Ja tegelikult see net on ka tõlkes võrk. No see on juba maksustatud. No see on vist sealt maksad nigu nii. Sealt maksad juba nigu. Kuule, aga nüüd on siuke värk, et väga... Koolivõrk on ka muide maksustatud. Need pannakse kinni järjest. Mulle tundub, et meil kuidagi nii palju on tulevikus tundub neid kulusid on, et ma ei tea, mis saab.
võib-olla siin on väljapääs on selles, et hiljaaegu vist valitsus võttis vastu mingisuguse otsuse, et tuleb seadustada see elu lõpu tahteavaldus. ja see võib alata sünnihetkest. Ja, ei, aga küsimus on see ka, et üks nendest arstidest, kes seda projekti nagu eest veab, on keegi Katrin Helmet, kes oma intervjuus ütleb, et tegemist on nišitootega. Et see on nende jaoks, kes hindavad elu kvaliteeti. Nišitoode. Kas sa hindad elu kvaliteeti või ei ole? Või hinda või? Vastava testiga, küsitlusega tehakse kindlaks, kes hindab elu kvaliteeti ja teised tehakse küsitlusega jälle tänaval kindlaks, kes eriti ei hinda, siis neile rakendub sunniviisiline see. Ma saan aru. Ei. See on tahe. See ei ole mitte sinu tahe, see on üldsuse tahe sind siit ilmast. Kuidagi sust lahti saada. Sellepärast miks meil on vaja inimesi, kes ei mõista hinnata. Kuidas see asi oli seal? Ei mõista hinnata, mis asja? Elu kvaliteet. Elu kvaliteet, jah. Vaid hindavad elu pikkust. Jah, selliseid ei ole tarvis. Jah. Ei, ma olen seda... Ja see on teiste tahteavaldus tema suhtes. Ma olen seda raportit lugenud selle töögrupi oma. Kui mina oleks mingisuguse töögrupi juht siin antud juhul, siis ma ütleks, et ma sõnastaks selle ümber. Ei, et kui juba 30 ja näha elu kvaliteeti teda eriti ei huvita, siis lihtsalt aitame ta siit elust ära ja nimetame selle hilinenud abordiks. Seal oli tegelikult selles raportis oli üks rida oli ka see, et meditsiinikulude kokkuhoidu. Jah, see võimaldab kokkuhoidu. Kus see kulupõhisus siis jääb, et mida suurem kulu, seda parem on või kuidas sellega kokku viia nüüd? Ei. Sellega ei viigi kokku? Ei, sellega ei viigi. Hea küll. Hea küll, aga läheme ikka kevadiste juttude juurde ka. Räägime eesti keelest. Oi. Hiljaaegu küsis minu käest keegi pensionär, et kas ma tean, mis tähendab polüamoor. Mina tean. Sina tead? Jaa. Ära räägi. See on kui armastad ikka mitmeid ja hästi paljusid ja korraga. Jah. Vaata, kuidas sa oled asjaga kursis. Mina ei tead, ma läksin omale nädal tükk aega seletada seda. Aga kas vaja ainult, mis valmistab mulle peavalu natuke. Paljude armastamine. Kui ma armastan hästi süüa, ma armastan oma kodumaad ja ma armastan oma pruute ja ma armastan veel oma perekonda. Kas see juba läheb selle alla või ei lähe? Ma ei oska öelda, aga... Ja kõige suurem armastus on mul muidugi loomulikult partei ja valitsuse suhtes. Jah, aga ma olen lugenud ühes toiduasutuses, et siiras armastus on armastus toidu vastu. Kõik muu ei ole siiras. Jah, kõik muu on valikuline. Jah, mugiv inimene on... Siin ei ole mingit kahtlust, millest ta lugu veab. Aga siin selle, nagu sina väitsid seda, mis see oli see grupiviisi, ei. Grupiviisiline. Ja mis iganes see oli. Siin tekib küsimus sellest, eks ole, et formaaljuriidiliselt, et kui keegi tahab lahkuda, kas siis ülejäänud peavad kõik andma nõusoleku või siin on see tahteavaldus. Konsensuslik nõusolek või mis värk. Kas 50% või 3/4 või? Vaat ei oska öelda. Riigikogust võiks eeskuju võtta, et suured küsimused peab olema enamus ja... Jah, võib-olla tõesti. Kuidagi nii. Jah, no vaata. Et Rooma teemale vaikselt sellest patumisast. Jah, aga ma ei tea, ma sain aru, et selle pensionäri informatsioon oli pärit ühest saatest, kus üks kogemustega inimene, kel oli kogemusi 5 aastast, kiitis väga seda vormi. Tegemist on ühe filmi režissööriga, kes ütles niimoodi, et polüamooria, ma kirjutasin selle suisa üles, see on enesearengu kiirtee. Kui keegi tahab ennast kiirkorras arendada, ehk arendada ei ole võimalik mitte kuskil, mitte kedagi, mitte midagi.
aga kui ta tahab arengu suunata kiirteele ehk seda kiiresti, siis tuleb hakata tegelema polüamooriaga. Kõigepealt lähed naabrinaise juurde ja küsid, kas te oleksite nõus ka enesearengu huvides polüamooria klubiga ühinema. Jah, kuidagi nii vist. Kuidagi nii vist, jah. Jah. No aga... Ja siis räägid ka naabri mehe ära, kes teile praegu on sallivus. Jah, aga hea teada. Ja muidugi. Sellel rõõmsal toonil ma arvan, et täna kevad on väljas. Jah, kevad on väljas, päike paistab, mis veel elu läheb selle, kuidas sa ütlesid, mis asja poole? No ei tea, kus ta hetkel läheb, aga see pidi olema nagu sebra, valge triip, must triip, valge triip. Sõltumata kõigest jõuad ükskord Sabani ja sealt ei tea kuhu veel. No jah. No ja siis, kui olete hea nägemisega, siis tead, kuhu jõuad, aga pimedas toas ei teagi, kuhu jõuad. Ei, seda küll. Aga aitäh meid vaatamast ja kohtume jälle.